Tere! Mina olen Karin ja sa oled kuulamas Nula Inkubaatori poolt ellu kutsutud podcasti Kas viga näed laita. Siin saates räägime kõige suurematest ühiskondlikest teemadest, mis puudutavad igat Eesti inimest. Tänane saatekülaline on psühhiaater Ove-Liis Mahhov. Juttu tuleb sellest, mis on emotsioonid, kuidas on vaimne tervis seotud meie füüsilise tervisega ning kuidas toetada oma närvisüsteemi olukordades, mis on meil elus välja kutsuvad. Head kuulamist! Tere, Ove! Tere! Mul on hästi suur rõõm, et sa tulid meile saatesse. Meil on täna plaanis rääkida väga olulisest teemast, milleks on siis vaimne tervis ja erinevad väljakutsed, erinevad vaimsed kriisid ehk, mida elu võib meieni tuua. Aga siinkohal on oluline alustada kõige olulisemast ehk siis, mis asjad on emotsioonid? Ja emotsioonid on looduse kaval trikk selleks, et me liiga palju ei istuks ja ei mõtleks, vaid teeksime ära asju, mis siis soodustavad meie siis püsima jäämist ja järglaste saamist. Et kui ikkagi tiiger põõsast vastu vaatab, siis ei ole kasu sellest, kui hakata mõtlema, et kas see tribumuster on siis tiigri oma või on äkki lihtsalt kõrred liiguvad niimoodi, vaid on vaja kiirelt reageerida ja selleks on hirm näiteks. Või siis, kui on oht, et me jääme kellestki oma lähedasest ilma, siis on vaja reageerida kõik oma ressursid sellele koondada, mitte istuda ja mõelda, et kas ikkagi peaks. Ja selleks, et meid siis liigutada sinna, mis siis meie püsima jäämiseks parem ongi emotsioonid. Ma olen kuulnud inimese arvamast, et emotsioonid kuidagi juhtuvad nende peades, et ainult aju on vaja selleks. Jah, no selles mõttes, et õige ja mitte õige, et aju on osa kehast ja emotsioon on siis seisund, mis hõlmab nii aju kui ka keha, et see ei ole aju on käepikendus või tähendab, keha on siis aju käepikendus või tööriist selleks, et me saaksime siis liikuda ja toime tulla. Ja samamoodi emotsioonid oleks veider, kui sellised head vahendid toimiksid ainult ajus või ainult kehas. Et jah, seal on haaratud nii aju kui ka ülejäänud keha, mitte ainult siis üks aspekt. Et on teooriaid selle kohta, et emotsiooni on võimalik tekitada tekitades kehas mingi tunne ja siis aju nagu tajub seda ja siis emotsioon tekib. Aga selge on ka see, et emotsioonid tekivad ka siis sageli vastavalt sellele, mis mõtted meil on, mismoodi me maailma tajume just siis aju ja meelte kaudu, et see on selline omavaheline koostöö ja kuna emotsiooni mõte on reageerimine ja reageerimiseks me kasutame ikkagi üldjuhul keha, siis peab olema ka keha kaasatud. Mõned inimesed väidavad, et nad ei koge eriti emotsioone. Et kas päriselt on ka neid inimesi, kes väga palju emotsioone ei koge või siis nad lihtsalt märkavad emotsioone vähem? Oleneb, missugune inimene seda ütleb. Et on olemas selline asi nagu alexitüümia, mis tähendab seda, et inimene kogeb mingisugust seisundit, et ta käitub võib-olla ka reaktiivselt kohati, näiteks vihaselt või häiritult, aga ta ise ei taju, et see oleks emotsioon, ta ise ei suuda sellele emotsioonile silti külge panna, ta ei taju, et see oleks mingit sorti selline tundeline meeleseisund. Samas väljaspoolt ikkagi jääb mulje, et emotsiooni najal ta käitus. Et see on siis alexitüümia võimetus nimetada oma emotsioone, mis on aeg-ajalt inimestel olemas. See tähendaks seda, et need emotsioonid on, aga raske on neid sõnadesse panna või üldse ka kohati teadvustada, et tegemist on tundega. Või siis inimene, millal võib öelda, et tal ei ole emotsioone, näiteks kui tal on tõesti raske depressioon, sellega võib kaasneda selline asi nagu emotsionaalne tuimus, et asjad, mis siis tekitasid rõõmu, ei tekita varem rõõmu ja asjad siis, mis varem tekitasid meelhärmi ja kurbust, ei tekita ka mingit emotsiooni enam ja miski ei paku põnevust. Et sellisel puhul võib tõesti öelda, et neid emotsioone on nagu
on nagu vähem. Aga kui levinud on need seisundid, kus inimene kas siis ei suuda eristada või aru saada, mis emotsioonid tal on parasjagu või siis ongi selline emotsionaalne tundetus ehk siis depressioon? Depressiooni puhul on emotsionaalne tundetus päris sage. Et inimesed arvavad, et depressioon tähendab seda, et inimest haarab siis kõike hõlmav kurbus. Aga tegelikult selline tõesti selline tuimus ja apaatia on ka äärmiselt sagedased. Paaris suhtes inimesed mõnikord mõtlevad, et armastus on üle läinud, aga tegelikult on depressioon ja inimene ei suudagi midagi eriti tunda, millestki vaimustuda, kui tervemaks saab, siis jälle hoolib paremini, mõnikord näiteks. Mitte alati. Et see on depressiooni puhul suhteliselt sage. See, et inimene oma emotsiooni nimetada ei oska, see ei ole ju nagu binaarne asi, et mõned oskavad nagu paremini detaile tajuda ja nimetada, mõned kehvemini, aga seda, et inimene seda väga palju harjutanud ei ole, see on suhteliselt sage ja mõne siis näiteks võib-olla neuroerisusega on eriti levinud see, et enda võib-olla sisemisele seisundile silti panna on ekstra keeruline. Jah, kui lapseeas näiteks inimese emotsioonid ei olnudki olulised, vaid oluline oli ainult see, et vanemad, õed, vennad, kooliõpetaja, teised oleksid õnnelikud ja teha seda, mis teised tahavad ja enda vajadused ei ole kunagi tähtsad olnud kellelegi ja inimene on siis harjunud neid ignoreerima ja üle sõitma neist, siis ongi raske panna nimetust asjale, millele sa ei ole kunagi nimetust pannud. Kas see teada seda sõna, mis sobib selle emotsiooniga, on vajalik eeldus selleks, et õppida üldse neid emotsioone eristama? See aitab kaasa. On tegelikult ka üks uuring, mis leidis, et kui inimene suudab emotsioonile nime panna, siis seda on lihtsam taluda. Ja tegelikult, kui sa suudad nagu panna emotsioonile nime, siis sa suudad hakata mõtlema ka, et kust kohast see võib tulla. Ja sealt hakata siis võib-olla ka tegelema kas põhjustega või toimetulekuga paremini, et name it and tame it. Aga mis on need esimesed sammud näiteks, mis kas psühholoog või psühhiaater teeb, et aidata inimesel aru saada, mis tema kehas või mis emotsionaalseid seisundeid ta kogeb? Ja selleks on näiteks selline tööriist nagu emotsioonide ketas, kus on siis ketta välimisel osal on hästi palju igasuguseid emotsioonivarjundeid ja mida rohkem sissepoole me lähme, seda laiemaks ja üldisemaks lähevad need nimetused. Alustada võib-olla sellest, et inimesel on ilmselt lihtsam kirjeldada mingeid tundmusi, mida ta oma kehas füüsiliselt tunneb. Et sageli vigatsuse või kurbusega käib kaasas näiteks raskustunne rinnus või ärevusega see näiteks tõesti survetunne kätes või peas. Et seda võib-olla kirjeldada endale või siis oma terapeudile või kellelegi teisele ja näiteks hakata tõesti otsida, et kui inimesed tunnevad ärevust, et missugused füüsilised tundmused nendega tavaliselt kaasas käivad. Ja sealt juba saab kätte, et kas see, mida mina oma kehas praegu siis tunnen, need imelikud tundmused üldiselt klapivad rohkem ärevuse või kurbuse või vihaga. Ja sealt saab minna kitsamaks näiteks, et okei, et kurbus, et kas ma olen nagu igatsev või ma olen nukrameelne või ma olen melanhoolne, et hakata nagu vaikselt sammhaaval süüvima sellesse, et kust need mõtted ja tunded tulevad. Ja siis saab ju nendega ka midagi teha. Kas on ka mõndasid selliseid juhtumeid inimeste puhul, et sul on küll see ketas ja sul on need erinevad tööriistad, aga nagu meeletult raske on aru saada, mis see emotsioon ikkagi on. Ja vastus ongi, et polegi vastust. Ma ei tea, mis ma tunnen. Ma ei teagi. Jah, no kui väga selles mõttes harjutamisega lähevad lihtsamaks, et tõesti osadel inimestel on see väga palju raskem kui teistel, aga ikkagi harjutamisega läheb vähemalt mõnevõrra lihtsamaks. Kui suure osa meie kogemusest vaimsel tasandil mõjutab hoopis meie füüsiline tervis? Füüsiline ja vaimne tervis on sama asi. Ma mõtlengi, et just, et ma arvan, et päris paljud inimesed on kogenud ärevaid mõtteid ja kas vahel on niimoodi, et mu närvisüsteem või aju annab oma kehvast tervisest märku mulle mingite ärevate mõtete näol? Et aju on ju füüsiline struktuur
ja ta ei ole mingisugune eraldi kast, kus liiguvad mõtted ja ideed ja plaanid, mis on siis väikese riba kaudu ühendatud kehaga, vaid see on ikkagi selline ühendus, mis on üks omavahel. Üks on siis teise eesmärkide täitmiseks mõeldud. Et niimoodi ei saa öelda, et see oleks mingi eraldi komplekt ja samamoodi ei saa öelda, et need protsessid, mis ajus toimuvad, oleksid kuidagi või peaksid kuidagi keha mitte haarama. Et see on täiesti loomulik ja elementaarne, et kui tõesti see sama tiigri näide, mis ma tegin, et kui ajus tekib hirm, siis see on loomulik, et keha reageerib sellele, et me saaksime ära joosta. See on mõeldud niimoodi ja see ongi mõeldud keha ja aju koostööna, sest see on üks organism. Ja samamoodi ärevus on ju seesama mehhanism, et aju arvab, et meid ähvardab mingisugune oht ja valmistab keha ette selleks, et sellest ohust põgeneda. Ja meie immuunsüsteem näiteks on seotud meeleoluga väga tugevalt läbi siis stressihormoonide eritamisega siis kehas. Selle kohta on järjest rohkem uuringuid. Krooniline põletik on seotud meeleoluga. Üks teooria ütleb, et depressioon on nii-öelda ka selline mõnevõrra immuunsusega seotud haiguskäitumise vorm isegi. On selliseid teooriaid, et see on kõik üks tervik. Seda ei saa eraldada niimoodi. Füüsiline ja vaimne tervis. See, mis inimesel peas toimub, mõjutab keha ja see, mis kehas toimub, mõjutab pea, sest seal ei ole mingit barjääri vahel. On palju inimesi, kes väidab, et nad suudavad kuidagi väga ratsionaalsed olla, et neid ei mõjuta see, mis kas toimub väljas või mis toimus eile või mis toimus kodus. Et kui sa lähed tööle, siis sa teed ratsionaalseid otsuseid oma töökohast, oma positsioonist lähtuvalt ja nii on. Kui näiteks majandusteadlased uurivad siis inimeste käitumist, siis nemad on juba ammu selleks teinud, et inimesed isegi kõige ratsionaalsemad meist või enda kirjeldusel siis ratsionaalsed on siis kõike muud kui ratsionaalsed. Et see, et inimene võib-olla laseb ennast võib-olla vähem mõjutada mõnest keskkonnategurist kui mõni teine või ta tajub, et ta suudab reguleerida oma emotsioone, ei tee teda robotiks. Ja meie, kui inimeselt tõesti emotsioonid või selline meid suunavad siis kerget rõõmu või kurbuse või lootuse puhangud ära võtta, siis läheb otsuste tegemine tegelikult väga-väga raskeks. Et tõesti, kui näiteks on olukorrad, kus inimesel on ajukahjustust, kus need piirkondad on kahjustatud ja see inimene võib tõesti lõputult jääda hambapastat ostes arutama plusse miinuseid, sellepärast et isegi kui me teeme superratsionaalse plusside miinuse tabeli, siis see põhjus, miks need plussid on meie jaoks plussid, on ikkagi sageli emotsionaalse tooniga ja siin maailmas kõiki asju päris lõpuni ratsionaalselt ära põhjendada ei saa. Sageli, kui me üritame liikuda ratsionaalsuse põhjani, me jõuame ikkagi mingi hetk mingi põhjendusena, mis on seotud nagu emotsiooniga, näiteks tõesti inimeste mitte kahjustamine või moraalinormid. Et inimesed, kõik, isegi need, kes armastavad loogiliselt mõelda ja nimekirju teha ja emotsioone väga ei võib-olla väljenda või väga teravalt ei taju, on ikkagi emotsionaalsed olendid ja mitte robotid. Kas teinekord meie mikrobioomi kehv tervis või sellised nähtused meie kehas, mis on ka veel vähem uuritud ja vähem teada, et kas mingisugused sellised füüsilised kehaseisundid võivad meid päriselt viia depressiooni, ilma et seal oleks mingisugune muu väline emotsionaalne komponent? Raske küsimus. Mikrobiomi kohta järjest rohkem uuritakse. Igasuguseid rottide peal uuringuid ja kõikvõimaliku katseklaasi uuringuid tulemisi tuleb hulganisti, aga veel ei ole ma näinud sellist uuringut, mis näiteks selgelt ütleks, et kui me anname inimesele näiteks seda mikroobi sellises koguses, siis isegi kui me tuhandete inimeste peal seda teeme, siis me saame näiteks sellise efekti. Et see kõik on natukene veel teoretiseerimise tasandil, kuigi on lootust, et seal potentsiaalselt mingeid seosi tuleb. Nüüd depressiooni põhjused
keegi päris 100% ei tea, aga senised andmed ütlevad, need on biopsühhosotsiaalsed. Sõltuvalt inimesest võib rohkem rolli mängida siis see bioloogiline osa, ehk siis on geenid, mis tõstavad inimesel depressiooni riski, siis psühholoogiline osa, ehk siis kus keskkonnast on kasvanud, missuguseid asju ta on üle elanud ja siis sotsiaalne osa, mis on seotud siis inimsuhete ja siis keskkonnaga, kus ta elab. Et tavaliselt see on ikkagi mingisugune kombinatsioon, varieeruvalt inimesele võib üks, teine või kolmas osa mängida oluliselt suuremat rolli. Aga ma arvan, et see on väga ebatõenäoline, et me leiame mingi mikroobi, mida me sisse anname ja siis tekib depressioon. Seal tõenäoliselt, olevat, kuidas need uuringu tulemused tulevad, võib olla mingisuguseid seoseid, see ei oleks üldse üllatav selle bioloogilise komponendina, aga ainupõhjusena ma arvan, see on väga, väga ebatõenäoline. Ma arvan, et nagu depressioongi siis väga paljud teised emotsionaalsed seisundid või nii-öelda vaimse tervise seisundid on sellised hästi keerulised, väga komplekssed teemad, mis toovad kokku väga palju erinevaid küsimusi ja olekuid. Ja nagu ma eelmise küsimusega küsisin, et mis see ratsionaalsus siis on, et siis mulle tundub, et ülim ratsionaalsus ongi see, et kui me suudame võimalikult hästi nagu seda komplekssust tunnetada, arvestada emotsioonidega, vaimse seisundiga, selle sisemise, selle välimisega. Et see tundubki mulle olemaks see, et kui me teame, et kõiki otsuseid, valikuid ja kogemusi elus, mis me saame, et me ei saa neid nii-öelda ratsionaalsel tasandil täielikult kontrollida, et siis justkui elu tundub veidike parem, kui me suudame seda emotsionaalset poolt seal vähemalt analüüsida või tunnetada ja sellega arvestada. Me peame ratsionaalselt arvestama, et meil on emotsioonid, mis meid võivad mõnikord mõjutada. Jah, teha meid irratsionaalseks. Emotsioonid, selles mõttes irratsionaalsus ja ratsionaalsus on ka suhtelised mõisted, et kas see, kui emotsioonid on ideaalis tegelikult välja kujunenud selleks, lausa nagu peenhäälestatud selleks, et meid elus hoida, selles mõttes väga ratsionaalne mehhanism, eks ole. Et ratsionaalsus ka sõltub sellest, et mis on see puhtalt, et mis on see eesmärk, mille sa võtad oma siis põhjaks. Et kui me võtame selle ellujäämise mehhanismi, siis emotsioonid on väga-väga ratsionaalsed. Jah. Mulle meeldib see ütlus, et emotsioonid on väga ratsionaalsed. Jah, olnud vähemalt mingites keskkondades. Nad on, keha käsitleb neid nagu sellise nagu pigem sageli mõttes, et parem kasutan, kui pärast kahetsen mõttega. Et pigem jooksen põõsa eest ära, kui pärast langen tiigrisöögiks. Et sellepärast nad võivad teha elu ebamugavaks, aga ega me ei olegi arenenud selleks, et meie elu oleks mugav, vaid me oleme arenenud selleks, et me ellu jääks. Et selles mõttes nad on, keha kasutab neid mõnikord olukordades, kus see meil ei ole mugav, aga ratsionaalsest aspektist meie mugavus ei olegi kunagi olnud eesmärk. Et Jah, et meie keha ei ole arenenud selleks, et tunda ennast kogu aeg mugavalt. Ei, muidugi mitte. Jah. Sa oled teinud tänuväärse otsuse jagada oma erialaseid teadmisi oma Instagrami konto vahendusel siis laiema publikuga. Kuidas sa hindaksid Eesti inimeste vaimse tervise teadlikkust täna? No, mina puutun kokku inimestega, kes kas jõuavad minu kontole või siis on minu kabinetis ja nemad on juba nagu mõnevõrra teadlikud sageli. Aga mulle jääb mulje, et see teadlikkus on järjest suurem, mis on vahva. Mul on ka tunne, et pärast eriti seda COVID-i kriisi läks kuidagi vaimse tervise teemadeks. Vaimse tervise teemad said väga palju rohkem tähelepanu, et seda hakati nagu teadvustama ja tunnistama, et mis sa muud teed, kui sa seal kodus istud ja oma mõtetega aega veedad, et siis ma arvan, et selline teadlikkus kasvas juba iseenesest on ja selle tulemusel. Jah, aga kahjuks oli ka see, et probleemid süvenesid. Ja selle tõttu siis inimesed olid sunnitud teadvustama mingisuguseid varem olevas olnud, aga süvenenud probleeme. Aga kas see müüt, et selleks, et sul see teadlikkus tekiks ja teinekord ka nagu tekiksid need oskused enda emotsioonidega, enda emotsioonidega paremini toime tulla, enda vaimse tervise eest hoolitsema tänu sellele, et sul on olnud mingisugune madalseis? Selleks ei pea olema madalseisud. Jah, tavaliselt inimesi motiveerib
tavaliselt nad ei viitsi diivanilt püsti tõusta, kui miski neid ei motiveeri. Ja motiveerib ikkagi see, kui kuskilt on kehv. Et kui mul nagu hea olla on, miks ma peaksin süvenema mingitesse vaimse tervise teemadesse. Mingi lisaasi, mida õppida, mida praegu vaja ei ole. Just on ju, et selles mõttes natuke nagu õigus, samas mõne jaoks on lihtsalt huvitav. Ja sageli inimesed jõuavad sinna, kui neil ikkagi mingil põhjusel vaja on seda infot. No see juhatab väga hästi sisse meie järgmise teema. Ehk siis tuleme nüüd jutuga selliste olukordade juurde, kus emotsionaalne seisund võib kas väga kiiresti või siis pikema perioodi jooksul muutuda kas keeruliseks kuni väljakannatamatuks. Mida kujutab endast üks selline vaimne kriis? Ja no see sõltub sellest, et mis sorti kriisist me räägime. Et sa ilmselt mõtled mingit rasket olukorda, mis tekitab inimeses mingisugust emotsionaalset reaktsiooni, mis on tegelikult täiesti normaalne osa inimesest olemiseks, et kui näiteks lähedane inimene sureb, siis lein ei ole patoloogia. Et see on täiesti normaalne, et lähisuhe katkeb, et oluline osa elust kaob ära ja see ongi raske toime tulla ja see ongi need mehhanismid on kehas loodud selleks, et inimesed kergekäeliselt ei lõhuks suhteid, aga selle jälle meie jaoks ebameeldiva kõrvaltoimena ongi see, et kui see suhe kaob, siis on raske toime tulla. Ja kriiside käigus emotsioonid, nende eesmärk nagu ikka on siis suunata inimest kuhugi poole tegutsema või mingit moodi seda olukorda parandama. Ja mõnikord piisava toega see olukord laheneb ilma ühegi vaimse tervise spetsialisti sekkumata ja inimene tuleb oma asjadega toime. Et paraku jah, need on osa elust. Kriisi võib vaadata ka sellist perioodi võib-olla, kus me peame kohanema paljuski, et sinu ümbritsev keskkond, ma ei tea, kas sa kaotsid lähedase või ma ei tea, kolisid uude kohta, vahetasid kooli, midagi su peres juhtus, et see on ka selline ühelt poolt sul võib olla lein või raskus selle möödunu suhtes, aga samal ajal sa pead nüüd leidma uued olemise viisid, uued harjumused, selle uue olukorraga toimetulekuks. Selline transformatsioon natukene, jah. Jah, et see paneb ju lihtsalt meie ajuga proovile, et me peame nüüd ju välja mõtlema, et kuidas siin nüüd nagu toime tulla. Ja see ei ole patoloogia selles mõttes. Ja, et tegelikult võibki vaadata, et elu ongi üks suur kriisi otsa, eks ju, et me ju kogu aeg areneme ja keskkond kogu aeg muutub. Kogu aeg peame kohanema, mille kogu aeg mingid emotsioonid, mis segavad. Et ainuke konstant ongi muutus. Enam-vähem. Aga nagu sa ütlesid ka, et kriisid on kõik erinevad, et siis võtamegi mõned sellised olulisemad, suuremad väljakutsed kriisid ette, mida tihti siis inimesed võivad oma elus kogeda, kas siis vabatahtlikult või siis läbi selle, et lihtsalt keskkond pakub need kriisid ja sul ei olnud mitte mingit otsust selle osas. Esimeseks, ma arvan, selliseks võib-olla paljude jaoks toredaks kriisiks võib pidada lapse sündi. Näiteks just esimese lapse sündi peetakse selliseks suureks kohanemiseks. Et mida peaksid pered teadma või juba enne arvesse võtma teades, et tegelikult selline suurem kohanemisprotsess, väljakutse esimese lapse sünniga on neid ees ootab? See on peredele väga erinev selles mõttes, et on peresid, kelle jaoks on nagu meeldiv üllatus ja siis peaaegu nagu selline beebiroosa puhkus, aga väga paljudele, võib-olla isegi enamus inimestele see on väga järsk elustiili muutus. Et üks asi, mida tasub enne teha, on see, et õppida omavahel hästi suhtlema. Sest kui juba enne on suhtlusraskused ja tülid ja pinged, siis see magamatuse foon, mis sageli ikkagi enamus inimestel tekib ja see eriti kui näiteks tõesti ainult kahekesi või ka üksi lapse eest hoolitseda, see kohati äärmiselt raskelt ettekujutatav koormus ja see pinge muudab omavahelise suhtluse väga palju keerulisemaks. Ja tasub ära rääkida kõik võimalikud asjad, mida saab enne kokku leppida. Tasub enne kokku leppida. Kas või alates sellest, et kuidas me tülitseme, et reeglid tülitsemise ajal näiteks ja kuidas me siis teeme niimoodi, et see asi ei läheks üle võlli. Või ka sellest näiteks, et juba enne siis lapse sündi läbi rääkides, et missugune on partnerite koormus. Näiteks kas kodune, kas koduväline koormus.
mõnikord juhtub niimoodi, et üks partner jääb lapsega koju ja tema kaela langeb nii kõik kodune koormus kui ka lapse eest hoolitsemine ja siis see partner läheb lõpuks tööle tagasi ja siis on tema kaelas on nii tööalane kui ka see kõik endine kodune koormus kui ka lapsega kaasnev, et see nagu kipub sujuvalt kaduma see kaalukaus ühe partneri õlgadele. Et sellised asjad võiks arvesse võtta ja sellised asjad võiks eelnevalt läbi rääkida, et mida inimesed saavad teha, et see nii ei juhtuks, sest ma usun, et kõik tahavad enda kõrvale tervet õnnelikku partnerit, kellega on huvitav rääkida ja kes tahab lähedust ja tahab aega veeta sinuga ja ilmselt tahavad ka kõik olla inimesed, kes on paaris suhtes olla pikalt koos oma vahel nagu aastakümneid. Et kui tahta, et selline asi jätkub, siis tasub need asjad läbi rääkida. Mida sa ütleksid motivatsiooniks? Sest et nagu me rääkisime, siis paljudel inimestel ei pruugi olla seda motivatsiooni tegeleda mingisuguse tuleviku probleemiga, kui tegelikult praegu on ju väga hästi. Et ma kujutan ette, et võib-olla on palju neid paare, kus üks pool on selline muretseja tüüpi ja teine pool on vähem. Et võib-olla on lihtne öelda, et tegeleme selle asjaga siis, kui on nagu see kohal, et mis me praegu muretseme. Et mida sa ütleksid soovituseks, miks võiks sellega tegeleda enne, kui see kriis on kohal? Ja no esiteks, kui üks ikkagi muretseb ja on nagu väga häiritud sellest, siis tasub oma muret partnerile väljendada, et mind see olukord väga häirib. Et kas oleksid nõus minuga maha istuma ja sellel teemal arutlema, see teeks mulle enestunde palju paremaks. Ja kui partner, kes armastab ja hoolib, siis ta ikkagi tihtipeale on nõus ja valmis seda ka arutama, et ei saa ka päris nii olla, et kui üks muretseb, et las ta siis saab ise oma muredega hakkama, et see on ikkagi nagu tiimi küsimus ja teiseks inimesed tegelikult raseduse ajal või raseduse lõpuosas on päris motiveeritud oma selle tuleviku elumuutuse teemal siis uurima, eelkorraldusi tegema. Et see ei ole siuke mugavalt diivanil istumise koht, ma saan aru enamus inimeste jaoks tegelikult. Kuna ma ise ei ole seda olukorda kogenud, siis ma ei tea, aga ma tean, et sina oled seda kogenud. Et ma mõtlen, et kui sina oled rase, siis sul on võib-olla see motivatsioon või nagu kuidagi väga nagu käega katsutavam see muutus, et sa juba koged seda just kui oma keha näol, et sul on nii teistmoodi olla ja sul on juba võib-olla keerulisem magada ja raskem liikuda. Aga kas sinu kogemusel on see sama motivatsioon ka siis partneril? See vist varieerub. Osad partnerid ikkagi on väga vaimustuses ja tekib neil siuke pesapunumise reaktsioon. Osad partnerid on siuksed, vaatame siis, kui aeg kätte jõuab, aga küsimus on see, et kui ühel inimesel on see nagu raskus ja häirivustunne ja see ärevus, siis kui on hea partner, siis ta ikkagi, kui ta näeb, et ta saab midagi oma siis raseda naise heaaluks ära teha, kui viimane seda siis armsalt küsib oma tundeid väljendades, siis sageli nad ikkagi on valmis selleks. Aga mõtlen ka just, et sellisel psühholoogilisel tasandil, et mis on need muutused, mida näiteks siis see inimene, kes last kandis ja lapse ilmale tõi, mis on seal veel need faktorid lisaks sellele magamatusele, mis hakkab nagu meie seda vaimset tervist mõjutama. Et öeldakse, et üks naine on nii hormonaalne ja siis on kõik hakkavad juhtuma, et mida nagu võiks öelda kellele, kes ei ole seda kogenud, aga nagu prooviks seda kuidagi ette kujutada, et mis see seisund võiks olla ja tegelikult kuidas ma normaliseerin seda olukorda ja nagu rahustan. Jah, üks raamat, mida ma tegelikult soovitan lugeda inimestele, kes on rasedad või plaanivad last saada, on Lucy Jonesi Matrescence, mis minu meelest vist tõlgitakse, kellelgi vist oli plaan seda eesti keelde tõlkida, ma ei ole päris kindel. Ma loodaks, et mingi hetk tõlgitakse. Et see päris hästi võtab kokku need hormonaalsed ja ajumuutused, aga lühidalt kokkuvõttes siis selle raseda inimese aju koondab ressursse selleks, et oleks võimalik kõige paremini oma järeltulijaga siis head suhet luua, pluss teda siis ohtude eest kaitsta. Et seal on raseduse aegsed ajumuutused, mida inimesed mõnikord tajuvad sellisena ajuuduna natukene. See väga varieerub, kas ja kuidas keegi, aga kui on suuri gruppe inimesi uuritud, siis on leitud, et teatud piirkondades seal muutused tekivad ja
ja siis pärast sünnitust siis sarnastest piirkondadest. Need piirkonnad on need piirkonnad, mis on eelkõige seotud just empaatia ja meeleteooriaga. Meeleteooria on siis võime tajuda siis teise inimese emotsioone ja kohandada, saada aru, mis ta mõtleb, tahab, soovib ja kohandada oma käitumist vastavalt sellele. Et need siis aktiveeruvad just need on või siis, vähem? Seal toimuvad suurenemised ja vähenemised nagu nendes aju alguses siis, kui ma õigesti mäletan, loodan, et ma mäletan õigesti, alguses toimub nagu selline vähenemine nendes ajupiirkondades, siis minu meelest oli raseduse ajal, mis ei tähenda seda, et nad kehvemini toimiks, see tähendab seda, et aju nagu ebavajalikud ühendused siis jätab ära ja valmistub selleks, et nüüd on vaja neid piirkondi arendama hakata. Ja siis, kui siis beebi sünnib, siis vastavalt sellele, missugused selle beebi vajadus on nendes piirkondades, siis toimub areng. Ja on leitud näiteks, et enneaegsete beebide emade peas on natuke ühesugused muutused ja näiteks ajaliste beebide emade peas on teistsugused. Emasid on selles kontekstis uuritud, et vastavalt sinu isikliku beebi vajadustele. Ja meestel ka, kes iganes siis hoolitseb selle vastsündinu eest, selle beebi eest järjepidevalt ja püsivalt, tekivad sarnased muutused, küll mitte raseduse ajal, aga pärast siis sündi. Et meis kõigis on lapsevanema alge olemas, kui me seda soovime. Ei pea soovima, aga võib. See on hästi põnev kuulata just, et tegelikult päris palju muutusi on ajus, mitte lihtsalt sellepärast, et me nüüd saame aru, mis hakkab juhtuma, vaid see on kuidagi bioloogiliselt sisse kirjutatud. Yeah. Et nüüd me hakkame ressurssidega tegema niimoodi ja naamoodi, et siis seda eesmärki täita. Jah. Yeah. Ja ärevuse fooni tõus, mis sageli siis sünnitanud naistel on ka seotud evolutsiooniliste mehhanismidega, sest sa pidid ju seda kiskjat märkama palju varem, et sa jõuaksid oma värske beebiga sealt ära joosta. Et hoolitsed kellegi teise eest ka, ärevus on ju mõeldud selleks, et meid ja teisi elus hoida. Ehk siis see on olnud kasulik olla just natuke ärevam? Ebamugav, aga kasulik. Võiks öelda ratsionaalne. No räägitaksegi sellest sünnitusjärgsest depressioonist ja ärevus, eks ju, seal juures. Et ma mõtlengi, et kui paljuski on see sinu enda kontrolli all seda ära hoida. Et kui nii võtta, et see on kuidagi bioloogiliselt sisse kirjutatud, siis tundub nagu ei oleks väga midagi teha. Annab väga palju ära teha. See ei ole selle inimese vastutus. Et see, et me oleme nii eraldatud oma kogukondadest, on suhteliselt uus asi. Et varasemalt inimesed, kes said lapsi, nad ei hoolitsenud nende eest üksinda vanema puhkusel. Et neil oli ikkagi kogukond, kes seda aitas ja mis tähendas seda, et ei olnud sellist nagu tuima halli eraldatust üksinda beebiga unevaeguses 24/7 ilma toetava kogukonnata. Et hästi palju aitab see, kui kas leida inimesed, kes on samas situatsioonis, kas või beebigrupid või sõber või sõbranna, kellega vahepeal kas või telefonis vestelda või jalutamas käia ja võimalikult palju ikkagi kaardistada oma tugivõrgustikku selles osas, et kes saaks teha ära mingeid asju, et sa saaksid magada. Ja öeldakse, et oma aeg, aga see oma aeg võikski olla see, et saada aru, et see uni ongi kõige tähtsam, et sellel ajal sa ei pea saavutama mingisuguseid muid suuri asju, vaid et magama. Tegelikult ka siis, kui mingid täiesti baasvajadused on täidetud, et kui inimene ei ole saanud 3 kuud duši all käia, siis mis oma ajast hobidega tegelemisest me siin räägime, eks ole. Ja duši all käimine on baasvajadus, mitte oma aeg. Et ma arvan just, et sellise nii-öelda lapse sünniga kaasnevas kriisis, ma arvan, ongi oluline aru saada, et see, milliseks inimeseks sa võid muutuda selle stressi tulemusel, nagu lihtsalt see, et sa ei saa magada. Et see on võib-olla paljudele, et sa oled pikaaegselt magamata, see on väga võõras, sa ei ole kunagi kogenud seda, aga lihtsalt teada, et kui sa muidu näiteks, et su partner teeb midagi tüütut, siis sa oled, et okei, et ma pesen selle tassi ise ära, aga kui sa oled magamata, sa ei suuda enam seda tema on magamata ja mõlema elukvaliteet on tassis. Ma ei tea, üks kolleeg küsis mult, et kuidas on, ja siis ma ütlesin, et kujuta ette, et sa ei saa enam mitte midagi sellist teha, mida sa naudid. Magada ei saa normaalselt, süüa ei saa, trenni ei saa teha, hobidega ei saa tegeleda. Lihtsalt keegi röögib nagu kogu aeg. Et ma ei tea, inimesed, kes on oma partneriga pikal reisil käinud, natuke seda maitset saab suhu, aga mitte päris.
Aga kas siis võib eeldada, et kui seal reisil on väga tore ja saab hästi hakkama, et siis saab ka selle lapse kriisiga hakkama? Võiks ju, et kui olete koos läbi elanud mingisuguseid keerulisi olukordi, rasked suhtlusolukorrad, suutnud ikkagi jääda positiivseks, siis on nagu lootust võiks olla. Siis tuleb ikkagi seljakoti matkale minna mitmeks nädalaks, panna proovile, siis on vaata motivatsiooni need lahendused välja töötada, et kuidas me tulitseme, kuidas me oleme, kuidas me tööd jaotame, kuidas me tiimitööd teeme. Et siis on ju nagu lihtsam. See on päris huvitav mõte. Ja. See on see nagu proovile panek vaata, et kas sa oled nagu selleks valmis. Jah. Kõik asjad, mis nagu vaikselt kripeldavad ja mis natuke nagu häirivad, aga mitte tasub tegelikult võimalusel enne rääkida, kui olukord nii-öelda lõppesse läheb. Et jah. Väga põnev teema. Üks kriisidest, mida siis enamus inimesed ikkagi valivad enda ellu kutsuda. Yeah. Aga liigume järgmise kriisini, mis on, ma arvan, selline, mis ei pruugi kõigil esineda, aga on paljudel esinenud, mille üle, ma arvan, on päris hea kontroll, et kas see juhtub või mitte, on läbipõlemine, millest räägitakse ka viimasel ajal päris palju. Kas sa saaksid selgitada, mida kujutab endast läbipõlemine? Läbipõlemine on see, kui inimene siis, tööalaselt on see definitsioon tööalaselt, kui inimene tööalaselt siis ei suuda emotsionaalselt ja füüsiliselt niimoodi funktsioneerida, et ta ennast hästi tunneks ja saavutaks neid eesmärke, mis ta siis seal sooviks, millega kaasneb ka siis kehv enesetunne põhimõtteliselt. Ja kuidas on läbipõlemine seotud kroonilise stressiga? Läbipõlemisel on mitu eri faasi, ta algab tavaliselt sellest, et inimesel tekib soov võtta rohkem mingisuguseid ülesandeid, mis jätab unarusse mingid tema elu teised aspektid. Aga reaalsus on see, et meie elu tasakaalustavad just erinevad aspektid, et kui me liigselt pöörame tähelepanu ühele, siis me unustame näiteks heade suhete hoidmise või lähedastega suhtlemise, või me unustame trenni tegemise, või me unustame magamise või muud olulised, või siis tõesti mingite selliste asjadega tegelemise, mis meil nagu hinge toidab. Ja kui meil jäävad ikkagi nagu mingisugused sellised vajadused pikalt täitmata, siis hakkavad tekkima ebamugavused, emotsionaalsed ja füüsilised, et näiteks siuke emotsionaalne kaugenemine töö juures ja depersonalisatsioon, et klienditeenindajatel näiteks selline viha klientide vastu. Emotsionaalne kurnatus, et me ei jaksa enam tegeleda nende asjadega, mis kas töö või kodus saab ka läbi põleda, et mis selles aspektis siis varem võib-olla meile olulised või tähtsad olid. Ja siis depersonalisatsioon või selline küünilisus, et raske on ennast panna siis oma kas töökaaslaste või klientide või patsientide situatsiooni, inimene muutub nagu kurjaks ja siis ka see hakkab siis töö tulemusi ja toimetulekut mõjutama. Et siis juhtub jah, kui mingid olulised aspektist pikalt tähelepanuta elust töö või mingi muu asja arvelt. Mis oleks see esimene samm, mida teha, kui keegi märkab, et ma arvan, et ma olen sellel kursil. Tegelikult mul on veel energiat, ma tahaksin nagu proovile panna, et kaua ma jaksan, siis millal reageerida ja mida kõige esimesena ära teha? Kõige esimene samm on tegelikult see, kui inimesel tekib entusiasm võtta hästi palju ülesandeid endale. Ja ma saan muidugi ma saan sellega tehtud ja ma saan aga miks see tekib? Sest mingid asjad on sellel hetkel nagu põnevad, see on selline saavutusvajadus ja võib-olla süütunne ja soov võib-olla avaldada muljet või siis teiste surve näiteks. Erinevad põhjused või mingi puudu oleva asja kompenseerimine, et mõned inimesed siis kui neil on isiklikult uus elus raske situatsioon, siis nagu tegelevad tööga rohkem. Et see oleks see aspekt, kus võib-olla mõelda, et okei, et ma teen tööasjuga, võtta siis näiteks need peaasi vaimse tervise vitamiinid ette, et ma teen jah tööasjuga, kas need vajadused, et lähedased suhted ja liikumine ja uni ja toit ja aeg siis millegagi tegemiseks, mida ma naudin spetsiaalselt minu jaoks, kas need asjad on nagu olemas. Et kui mõni neist on vaikselt unarusse jäämas, tõesti nagu lähedaste inimestega ei ole ammu saanud tähenduslikul viisil suhelda või siis 2 nädalat on jäänud trenni ära, sest tööülesandeid on vaja täita, siis see oleks see koht, kus alustada.
et see on juba see hetk, kus siis reageerida. Ja. Sellele ma ise ei olegi varem mõelnud, et see reageerimise hetk on esiteks see, kui sul on üldse soov kuidagi palju hakata tegema ja palju ülesandeid võtma. Ja siis saab ära hoida, kui siis reageerida selles mõttes. Mida rohkem see edasi läheb, see ta keerulisem. Aga mis on tavaliselt see periood või kuidas see läbipõlemine või sellise kroonilise stressi kujunemine võib tekkida, et kas see midagi, mis, ma ei tea, 2 nädalat töötad üle ja põled läbi või siis 2 aastat töötad üle ja põled läbi? Tavaliselt on ikkagi nagu päris nädala või 2 seda ei juhtu tavaliselt, et see on ikkagi pikemaajalisem protsess tavaliselt. See on ikkagi 6 kuni aastates. Aga kas võib niimoodi ka juhtuda, et kui sa oled korra läbi põlenud, et siis sa taastudki sellest nagu aastaid, et sa oled aastaid kurnatud? Jah, võib olla küll, jah. Mis võib olla see nii-öelda maksimaalne periood, mida inimene vajab taastamiseks? Sa võid saada ka depressiooni. Selles mõttes need on mitte samad, aga osaliselt kattuvad mõisted selles mõttes. Et läbipõlemine ei ole diagnoos tegelikult, see on lihtsalt selline tööalase seisundi kirjeldus. Depressioon on diagnoos oma kriteeriumitega, seal on osad kriteeriumid on kattuvad. Sa vabalt võid olla läbipõlenud ja saada depressiooni ka ja taastudagi aastaid. Et võib juhtuda. Aga kui sa näiteks oletame, põled läbi või sa tunned, et okei, nüüd mul on vaja võtta see aeg enda jaoks ja ma tõesti tunnen vastikust juba töö suhtes, kõikide kohustuste suhtes, et oletame, et sa siis see on otseses mõttes poputad ennast nagu mitu aastat, et nagu taastada siis kõiki neid vitamiini tasemeid, mis sul on olnud pikaks ajaks nagu allapoole normi jäänud. Et kas siis on ikkagi see lootus, et need taastuvad ära niimoodi, et sa ise lihtsalt puhkad palju ja taastud ära või siis millistel juhtudel on vaja ikkagi vaadata nagu kas siis psühholoogi, psühhiaatri, ma ei tea, mõne väga kogenud lähedase abil üle siis see, et kuidas ma üldse siia kohta jõudsin ja kuidas seda vältida, et see tulevikus uuesti juhtub. Psühholoogiline abi ei jookse muidugi mitte kellelgi mööda külgi alla selles mõttes, et kui inimene on läbi põlenud, tal on võimalus psühholoogiga arutada seda, et mida siis teha, mida jälgida, mismoodi järgmine kord ära hoida, mis siis teha, siis kui see variant on, siis on muidugi super selles mõttes. Psühhiaatrilise abi peale tuleks mõelda siis, kui tundub, et nende vaimse tervise vitamiinide taastamisega ei saa ise hakkama. Et jah, et puhkuse oled võtnud ja sööd korralikult ja magad korralikult, aga ikkagi igapäevane enesetunne on 0 ja enam mitte millestki rõõmu ei tunne, mis siis, et tegelikult see tööalane stress on võib-olla vähenenud ja ma ei tea, suitsiidimõtteid näiteks. Et see on see koht, kus mõelda, et tasuks võib-olla arutada vaimse tervise spetsialistiga. Kas perearstiga näiteks või vaimse tervise õega või raseduskriisi nõustajaga näiteks. Kui me nüüd juba psühhiaatria juurde jõudsime, siis räägime põgusalt ka võib-olla mõnedest sellistest vaimse tervisega seotud kriisidest, millest räägitakse täna ühiskonnas vähem. Nendeks võibki siis olla psühhoos, maaniad, enesetapud või enesetapu mõtted, enesetapu katsed. Et kui palju meie ühiskonnas tegelikult neid olukordi inimeste eludes ette tuleb? Jah, kõik erinevad olukorrad. Et psühhootilisi häireid kuskil seal skisofreeniat 1% inimestest ja muud sorti psühhootilisi häireid seal erinevate uuringute järgi seal kuni 3,5%-ni. Siis suitsiide Eestis 2023 oli 100 000 elaniku kohta 14, mis on võrreldes varasemaga mõnevõrra vähem. Ühe suitsiidikatse kohta on umbes 20 suitsiidikatset. Suitsiidikatsete arv on võrreldes suitsiididega ka suurenenud. Meestel on neid rohkem kui suitsiide, siis rohkem kui naistel. Mis seal nimekirjas veel oli? Ega rohkem ma praegu siin välja ei toonudki. Et esineb, jah. Kuidas näiteks ongi, et ma arvan suitsiidist räägitakse, muidugi mitte nii detailselt, aga see on miski, mis kuidagi kõlab ühiskonnas läbi aeg-ajalt räägitakse. Aga just need teised vaimsed seisundid, millega satub
psühhiaatria kliinikusse, kas siis lähed ise või reaalselt kiirabi autos ja tegelikult need seisundid ju ei tähenda, et inimene pannaksegi kohe hulluma ja nüüd sa oled igavesti peast hull, vaid et päris palju tuleb neid olukordi ju ette ka täiesti nii-öelda tervetel inimestel, kes lähevad pärast välja, kes saavad kas mingit ravi või kellel olukord nii-öelda naaseb normaalsuseks ja elavad rahulikult oma elu edasi, aga samal ajal kui sellest üldse ei räägita, et see võib lihtsalt olla niivõrd hirmus, nagu et mitte keegi seda ei koge ja nüüd ma olengi peast hull. Psühhootilised häired on väga-väga stigmatiseeritud teema. Et kui inimene tööandjale võib-olla julgeb öelda, et tal on olnud depressiivne episood või mingi neurohäireline seisund, siis kui inimene ütleb ikkagi, et tal on kas näiteks skisofreenia diagnoos või mingi muu psühhootiline häire, sellega kaasneb ikka väga korralik stigma. Et sellest eriti ei räägita, aga tegelikult psühhootilise episoodi võib saada ükskõik kes lihtsalt halbade asjaolude kokkusattumusel. Ja ravimid on olemas, millega neid ravitakse sageli. Selles mõttes, et sellist asja ei juhtu, et keegi satub nüüd haiglasse, siis ta jäetakse igaveseks sinna, et enamasti ikkagi see on nagu ikkagi allub ravile, eriti esmasel korral. Ehk siis allub ravile selliselt, et seda enam mitte kunagi uuesti ei tule? Oleneb, et seal on mingi protsent, kellel tõesti ei tule mitte kunagi seda ühtegi episoodi. Eriti siis, kui see oli näiteks seotud ainete tarvitamisega, inimene neid aineid kunagi enam ei tarvita. On selliseid olukordi, kus inimestel elu jooksul ikkagi mõned korrad tekib ja siis on kahjuks ka selliseid olukordi, kus peabki elu lõpuni ravimit võtma, sellepärast iga kord, kui ravim ära jätta, siis ikkagi tekib. Aga kas see on see teema siis niivõrd seda stigma väärt või siis tegelikult me tuleme ühiskonnana üpriski hästi toime selliste olukordadega ja tegelikult need inimesed elavad täiesti normaalset elu ja on täiesti normaalsed inimesed meie kõigi seas? Selles mõttes, et ma mõtlen, kuidas vastata selle. Et psühhoosi ravimid on täiesti toimivad ja absoluutselt täiesti võimalik on see, et inimene elab absoluutselt täiesti normaalset elu ja väga levinud nagu väärarvamus on see, et psühhootilised inimesed on vägivaldsed, mis enamus psühhootilised inimesed ei ole absoluutselt vägivaldsed. On mingi väga-väga-väga väike protsent olukordadest, kus inimene võib olla vägivaldne, aga enamasti see on ikkagi oht ise saada haiget või langeda vägivalla ohvriks on oluliselt suurem kui seda ise kellelegi teha. Ja oht enda suhtes võib ka olla suurem kui teiste suhtes, et see stigma on tõesti ülepaisutatud ja isegi kui on olnud psühhootiline episood või isegi kui inimene võtab elu lõpuni ravimit, täiesti võimalik on elada absoluutselt täiesti normaalset elu. Et sellega käivad kaasas mingid veidrad filmidest pärit kujundid inimeste peas. Siin tundubki, et võib-olla meelde jätta see, et selline psühhootiline seisund on ohuks eelkõige sellele inimesele endale, mitte teistele. Ja. Aga kas saaks natuke rohkem veel avada, et mis siis inimese peas toimub, kui ta kogeb sellist psühhootilist seisundit? Jah, kas sa mõtled nagu, et mida inimene ise tajub? Ma arvan, mis päriselt nagu ajus toimub. See võib ka öelda, et mis ta tajub, et paremini aru saada. Inimesed kirjeldavad seda natuke nagu unenäotaolise seisundina. Et mõnikord nad mäletavad, mis siis toimus, mõnikord nad ei mäleta, mis toimus. Ja unenäos on natuke ka, ma ei tea, kas enda unenägusid mäletad. Või mõnikord midagi toimub ja siis see kriitika meel natuke nagu kaob ära. Et ju siis pidigi nii toimuma, nagu praegu toimus. Et psühhootiline seisund on olevalt oma raskusest mõnevõrra sarnane. Sellega kaasnevad mõnikord siis meelepetted ja mõnikord siis sellised veendumused, mida on võimatu ümber lükata ja mõnikord ka siis sellise mõttekäigu häired või katkemised või veidrad viisid, kuidas see mõte liigub. Aga jah, selline põhimõtteliselt unenäotaoline seisund. Keegi täpselt ei tea, ülitäpselt ei tea, miks see nii toimub või mis siis juhtub. Et selge on see, et see on seotud dopamiini nagu siis toimega, sest põhiline antipsühhootikumide mõju
on läbi dopamiini retseptorite. Ja on ka mingeid teooriaid siis ajus põletikulise fooni osas. Et kas see võib olla mingi versioon sellest, aga ülitäpselt, selle ma oleks võinud üle vaadata paremini. Ma arvan, et see on ka üks neist teemadest, nagu ka näiteks, ma tean, psühhoteelikumid ja kõik, mis on nagu puudutab aju, eriti mis puudutab selle nagu mõjutamist, et see ongi nii nagu, see on nii keeruline ja kuigi tehakse väga palju teadust, siis lihtsalt on nii palju asju, mida me veel lihtsalt ei teagi. Loodetavasti kunagi teame ja samas on nii põnev, et mida siit veel kõike saab avastada, et mis üllatusi võib veel ette tulla. Aga nüüd ma juba mainisin, oleme kuulnud, et igasugused uimastid on meil ainult kiiremas levikus, nende tarvitamine kasvab. On levinud igasugused šamaaniretked ja sellised metsikumad peod erinevate ainete mõju all, et võib tunduda, et kõik on üks ja sama uimasti kategooria, aga tahaks natuke paremini aru saada, et millega siis on ikkagi tegemist ja täpsemini, mida kujutavad endast psühhoteelikumid? Psühhoteelikumid on sellised ained, mis siis nagu mõjutavad aju niimoodi, et nad natuke niimoodi löövad sassi mingisugused võrgustikud, mis omavahel tavaliselt ei suhtle ja mille tulemusena siis inimene võib näha näiteks hallutsinatsioone või kogeda siis erinevaid siis meeleseisundeid näiteks, mis seal on ego lahustumise kogemused ja igasugused spirituaalsed kogemused, mida on siis näiteks osades seentes, psühhotsübiin ja tegelikult ka LSD ja ketamiin ka ja muud variandid seal. Et need kuuluvad siis psühhoteelikumide alle. Kanep sinna ei kuulu. Kanep on hoopis teine asi. Miks kanep sinna ei kuulu? Sest kanep on hoopis teistsuguse toimemehhanismiga aine. Siis kanepit on ka meditsiinilises mõttes päris palju, järjest rohkem uuritud viimasel ajal erinevaid aspekte sellest, aga see ei ole nagu üheski aspektis, kus seda on uuritud, ei ole osutunud mingisuguseks imeravimiks ja selle THC tarvitamisel on väga selged riskid vaimsele tervisele. See on siis kanepi suitsetamisel näiteks. Et kindlasti seda ma ei soovita. Psühhoteelikume on uuritud vaimse tervise kontekstis, viimati neid ma ka ei soovita ise tarvitada selles mõttes. Aga seal on teatud potentsiaalid mingisuguste seisundite puhul, et mingisuguses kontekstis, mingisuguses kasutusviisis need võivad toimivada, uuringuid tehakse selles mõttes järjest rohkem seda nagu andmeid koguneb, aga mõned psühhoteelikumites mingites kontekstis, mingisuguse manustamisel viisil, mingisuguse terapeutilise toe juuresolekule võivad olla abiks teatud vaimse tervise seisundite siis ravi või toimetulekuga abistamisel. Aga see ei tähenda seda, et peaks neid nagu kodus tarvitama. Et kui see toimiks, kui inimene kodus tarvitab, siis kõik oleksid juba proovinud ja kõik oleksid juba terved. Et need on ikkagi spetsiifilised kontekstid ja spetsiifilised tarvitamise viisid, kuidas neid siis uuritakse ja kuidas need võiks toimida. Päris hea podcast sellel teemal on mis mõttes podcastis Viljar Veede rääkis psühhoteelikumidega seotud teraapiast. Soovitan kuulata. Ja ma olen ise ka kuulanud seda podcasti, ma hullult soovitan ja see episood oli tõeliselt põnev. Aga lihtsalt, et jääks veel kõlama, et mis on need võimalikud ohud vaimsele tervisele, kui me nüüd otsustame ennast ise ravima hakata, näiteks psühhoteelikumide abil? Psühhoteelikumide puhul, LSD puhul võib saada ka üledoosi selles mõttes, et see on nagu täitsa ohtlik. Seal võib saada traumeeriva kogemuse. Teha enda olukorda hoopis hullemaks. Ja
see on üks asi, mis sealt võib saada selles mõttes. Kas midagi, ma ei tea, kas sealt võib ka, ma olen kuulnud kanepi puhul, et see võib käivitada. Kanep ei ole psühhedeelikum. Et ei ole psühhedeelikum, aga vähemalt selle kohta öeldakse, et võid saada skisofreenia. Jah, kanepi tarvitamine tõstab psühhootiliste episoodide riski ja skisofreeniasse haigestumise riski. Samamoodi pikas perspektiivis suurendab ärevushäire riski, depressiooni riski, tekitab mäluhäireid, et selles mõnetes kanepi tarvitamist ma üldse ei soovita absoluutselt. Ehk siis need, kes ütlevad, et see on ikkagi enda raviks ja see rahustab ja aitab. No ta sellel hetkel rahustab, kui teda tarvitada, aga ta teeb pikas perspektiivis kehvemaks. Ja see on teaduslikult tõestatud. Ja. Kas sealt võib ka, mõtlen psühhedeelikumide tarvitamisest, mitte siis kanep, võib ka saada psühhoosi või mõni maania? Ja psühhoosi oht on ka psühhedeelikumidega seda ka, et nagu ka Viljar Veede mainis, et inimestel, kellel on varem see, eriti need, kellel on varem psühhootiline episood olnud, siis see võib taas tekitada seda. Mis tõttu peaks olema üpriski ettevaatlik, et teada vähemalt, milles sa ennast mässid. Et kui nad uurivad neid, siis nad päris hästi kaardistavad varasemaid, nagu, et kas on psühhootilise episoodi varem olnud ja mis need riskid on. Et kui inimene nagu oma initsiatiivist tarvitab, siis sellist riskihinnangut ta ei tee. Ja. Viimasel räägitakse päris palju ATH-st. Ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, et milline on nagu meie tänapäevane siuke elustiil ja ühiskonnakorraldus, et me elame siis siukeses infoküllases ajas, väga kiires ajas. Meil on palju kriise, on ja väliselt, sõjaohud, kõik muud teemad. Ja ATH diagnooside arv on kasvanud, ehk siin võib ka spekuleerida, et kas neid ATH juhtumeid tegelikult oli varem ka palju, lihtsalt nüüd me nagu paneme silte külge. Et kas varsti on tõesti nii, et me kõik peame ATH ravimeid võtma, et lihtsalt selle maailmaga toime tulla? Ei. ATH ravimid on mõeldud ikkagi inimestele, kellel on esiteks selline komplekt aju omadustest, mis siis annab selle ATH diagnoosi välja, pluss siis nagu maailmaga toime tulematus. Et kõigil seda ei ole. Ja kõigil need ravimid ei teekski nii sellisel vormil ei toimikski. Aga kas sinu nägemusel on ka see, et see kuidagi see viis, kuidas meie elu on korraldatud või elu toimib, võib nagu mõjutada seda, et miks inimestel selge on see, et kui inimene nagu talutöid tegi ja tal ei olnud vaja istuda 45 minutit ja 45 minutit ja 45 minutit klassiruumis, tal ei olnud vaja ATH ravimit. Et muidugi meie keskkond ja mõjutab seda, nõudmised mõjutavad seda, kuidas me toime tuleme. ATH ajuga inimesed on alati olemas olnud, aga kas inimene ravimit vajab või mitte, sõltub ikkagi suures osas ka sellest, et missugust on keskkonna nõudmised talle. Osad ATH ajuga inimesed ei vaja ravimit, sest neil on selline töö ja elukorraldus, mis pakub neile piisavalt pinget, põnevust ja stimulatsiooni vaheldust, et nad ei ole vaja seda ravimit. Mõni ATH-ga inimene ikkagi tahab teha mingit tööd, kus on vaja ikkagi keskenduda ka ja siis seda on ikkagi tihtipeale vaja. Et sõltub jah keskkonnast. Aga mida me kõik saaksime siis, ma ei tea, ühiskonnana ära teha, et see ei peaks nii lõppema, et kõik põlvkonnad varsti peavad hakkama ATH ravimeid võtma. Esiteks see niikuinii kõigile ei mõju, eriti kui ei ole nagu selliseid aju muutusi või mis muutusi, omadusi, mis siis nagu ATH diagnoosi välja jäävad. Et kõigil ei olekski mõtet seda võtta, et see efekt ei oleks nii suur, et seal mingisugust olulist kasu oleks. Aga ma ei oska sellele küsimusele hästi vastata, sest selleks me peaks siis nagu väga oluliselt muutama seda meediakeskkonda ja infoküllust ja seda keskendumisvajadust, kõike seda, mis meil on. Ma väga ei kujuta ette mingit lihtsat viisi, kuidas seda muuta. Ma arvan, et see ongi väga, väga keeruline probleem, aga huvitav on nagu filosofeerida, et mis oleks, kui oleks näiteks mõni asi natuke teistmoodi. Et ma arvan, et nagu see meediaruum või kas see sama enda igasuguse võimaliku infoga ümbritsemine, et siin on nii mõndagi, mida saad ise ära teha, kui nii mõndagi, et kui sa mõtled, et
et paljud inimesed hakkaksid nagu selliste teiste viiside järgi elama, et ega see kujundab ka lõpuks seda välist keskkonda, et mida oodatakse. Ja ATH-ga inimesele muidugi ei saa öelda, et hakka teistmoodi elama, sest siis läheb paremaks, sest tõenäoliselt on üritanud terve elu elada niimoodi, et tal oleks hea, aga nagu ei ole õnnestunud. Ja et kindlasti ongi, et sa ei pea jääma oma probleemidega üksinda, et kõik asjad ei allu ka täpselt sinu tahtele, et su keha ja su aju toimib nii, nagu ta on ka nagu loodud või kujunenud, et sa ainult oma lihtsalt sooviga ei saa kõike ära muuta. Jah, eks ATH-ga on ka mingid nipid, mis teevad elu lihtsamaks, aga sageli ikkagi on see ravimasi, mis seda elukvaliteeti oluliselt ka parandab. Mul on veel üks küsimus kriisidega seonduvalt. Nimelt me elame päriselt ka siis sellises kriiside küllas ajastus, öeldakse ka selline polukriisi aeg või kobarkriiside aeg. Teemad nagu sõda või kliimamuutused, just oli pandeemia, eks ole. Et mida me peaks siis ette võtma, kui see väline keskkond hirmutab meid nii väga, et see hakkab meie iga päeva toimetulekut mõjutama. Et see, et ma arvan, väga lihtne on öelda kellelegi, et ära lihtsalt mõtle sellele või ära muretse sõja pärast ja ära muretse selle pärast, et kas su lapsed ikka ellu jäävad mingis kehvas olukorras. Et mida sellises nagu tõeliselt hirmutavas olukorras ette võtta? Seal on mingid asjad, mida saab ise ära teha. Et erinevatele inimestele toimuvad erinevad asjad. Üks asi, mida osad inimesed teevad, on nagu uudisvoo, siis selline piiramine, ise manuaalne piiramine, et tõesti laavadki ainult ERR uudiseid kord nädalas näiteks ja on need konstantse sõjaõuduse näiteks, mis jookseb igale poole sisse, ongi ära blokeerinud, mis nagu seda stressitaset mõnedel alandab. Teist inimest aitab see näiteks, et see klassikaline graafik, et kas ma saan midagi teha? Ei, siis ma tegelen muude asjadega, juhin mõtteid kõrvale, kui ma saan midagi teha, siis ma teen selle ära või teen plaanid selleks ja siis tegelen muude asjadega, et osadel aitab väga palju see, kui neil on mingit sorti nagu kriisiplaan või põgenemisplaan või mõtte valmis tehtud, mingi asi on, et kui see tuleb, siis mingid asjad on valmistatud, siis ma tean, mis ma teen ja rohkem sellele on lihtsam mitte mõelda. Siis aitavad ka mõtete eemale juhtimise tehnikad. Et öeldakse, inimesed arvavad, et enda mõtteid ei saa juhtida, tegelikult saab. See on harjutamise asi, see ei ole lihtne, aga see on tehtav. Näiteks tõesti päeva jooksul kõik mured, mis tekivad, panna paberile kirja ja võtta selle jaoks siis õhtul muretsemise pool tund. Et päeva jooksul mitte muretsed, paned lihtsalt kõik asjad kirja ja praegu ei muretsi, kui õhtul see pool tund tuleb, siis muretsen. See on siis edasi jõudnutele. Algajatel on võib-olla siuke, kus terve päev muretseda, aga võtad 1 tunni, kus teed mida iganes muud, aga ei muretse. Okay. Näiteks, eks ole, mõtete juhtimise siis harjutus. Väga mõistlik on ka näiteks kliimamuutuse stressis või hirmus leida inimesed, kes siis mõistavad sind ja neile siis rääkida oma muredest, hirmudest, jagada. Väga palju mõnikord aitab inimesi see, kui nad leiavad midagigi, mida nad mingisuguse õuduse leevendamiseks ise saavad ära teha. Kas annetada kuskil või olla kuskil vabatahtlik või midagigi teha. Et see nagu aitab taluda seda, kui on mingisugune agentsus või enda autonoomia selles situatsioonis alles. Et mina olen midagi teinud, nüüd ma rohkem selle peale energiat ei kuluta. Ma arvan, et sellistes olukordades on kõige ebamugavam just see tunne enne, kui sa oled aru saama, mida sa üldse kardad. Et vaata, sa tajud ohtu, ka on see kliimamuutus või mingi sõda Euroopas, siis sa tegelikult ei tea nagu täpselt, mis seal toimub või kuidas see võib mind mõjutada, kas päriselt hakkab minu ellu ka midagi juhtuma või mis nagu saama hakkab. Et see olukord on selline ärevust tekitav, aga samas sa tead piisavalt vähe, et sa ei oska ka veel kõige pärast muretseda. Ja see on selline ebamugav nagu moment, kus sa mõtled, et huvita, kas parem on nagu üldse mitte teada ja mitte minna sinna, et ma talun ära selle praeguse ärevuse, aga samas et ma ei usu ka väga, et seal pärast nagu mingi leevendus mul tuleb, kui ma nüüd kõiki neid õudusi tean. Aga samal ajal näiteks ka nende kriisivalmiduse poolest ju riik, meil tuleb podcast ka sellel teemal,
et meil muudkui räägitakse, et valmistu, aga ma arvan, samal ajal inimesed juba teavad, et tegelikult kui ma sellega vähem tegelen, siis mul on praegu nagu võib-olla natuke kergem. Jah, see on nagu, alati on mõistlik teha mingisugused baasettevalmistused mingitest sündmuste, mingisugust kriisiorud võiksid kodus olemas, eks olla, et mingisugused nagu baasasjad on mõistlik alati valmis olla, dokumendid võiksid olla olemas ja nii edasi. Minu kogemusel see varieerub inimeseti, et kui need baasasjad on tehtud, siis osadele toimib tõesti see, kui nad lülitavad selle info enda maailmast välja, sest baasasjad on tehtud ja osadele töötab just see, kui nad viivad ennast hästi kurssi ja teevad endale detailse tegevusplaani ja siis neil on selline nagu turvalisem tunne. Võib-olla siit lihtsalt üles korjata see mõte, et jah, et praegu olles nagu sellises eelteadmatuses, et sa nagu tajud ohtu, aga samas sa ei tea veel piisavalt palju, et sa ei oska veel kõige pärast muretseda, et kas nagu minna läbi, kas teha selgeks, kas siis valmistuda või üldse mitte tegeleda, on see lohutus, et tegelikult kui sa oled valmistunud, siis sul on ikkagi parem olla. Et sul tuleb see agentsus, sa tead, et sa oled päriselt valmis, sa saad päriselt nagu paremini hakkama, kui midagi peaks valesti minema. Ja siis ongi nagu vähem põhjust ka muretseda, eks ju. Jah, et kui palju selle kohta uurida, see sõltub nüüd inimesest, eks ole, et mõnel tõesti ei ole mõtet väga detailselt süveneda, sest teeb olukorra aina hullemaks. Aga ma olen nõus, et mingisugused baasasjad mingiteks tõenäolisteks või vähem tõenäolisteks sündmusteks võiksid olla valmis. Jah, kas siis niisukeses emotsionaalsel tasandil, eks ju, et sa oled lihtsalt läbi mõelnud ja võib-olla vaatan nagu mingitele tontidele korra otsa, sest siis nad ei ülata sind enam. Jah, sõltub vist inimesest, aga jah. Ja ma arvan, et see üks asi, mis sa veel mainisid, et ka näiteks selle lapse sünni puhul, et oluline on mitte jääda kuskile üksinda enda ette nagu kannatama seda olukorda, vaid ikkagi otsida kogukonnalt tuge, eriti näiteks nende, kes on seda olukorda varem kogenud, kes on selle kenasti ületanud või selle läbi elanud või siis nad lihtsalt teavad sellest teemast nii palju rohkem. Et samamoodi on ka kõikides teistes potentsiaalsetes kriisides, mida me võime karta. Näiteks kliimamuutused, et kui sa ümbritsed ennast inimestega, kes on paremini kursis, kes on need asjad paljuski, millele sina võib-olla täna päris palju ressurssi peaksid kulutama, et need asjad välja mõelda, nemad on juba välja mõelnud. Et siis sa saadki nagu läbi selle mõtete vahetuse, läbi nende tunnete jagamise, läbi selle õppimise, võib-olla õppida seda olukorda piisavalt tundma niimoodi, et sul ei ole vaja ülejäänud aja siis sellele enam mõelda, enam oma nii-öelda vaimset ressurssi kulutada. Just. Aga räägime natukene veel ka lahendustest, et vaimne tervis jällegi on nagu tõusuteel selles võtmes, et me räägime sellest ühiskonnas aina rohkem ja ka nii-öelda kogukondlikul tasandil, ühiskondlike algatuste tasandil proovime neid olukordi nii-öelda kõigile lihtsamaks teha, nagu ka peaasjad on meid väga palju aidanud. Et siis mis on sinu meelest need tegevused, mida me siis ühiskonnana saaksime ära teha, et meie kõigi vaimne tervis saaks olla paremini tagatud? No ennetus on ikkagi põhiline teema. Et ennetus juba lapse ja nooruki eas tegelikult. Et koolikiusamisega tegelemine näiteks, mis on üks vaimse tervise häirete riskifaktor, et sotsiaalsüsteem toimiks adekvaatselt piisavalt, et noorte ja laste siis kasvukeskkond oleks vaimset tervist toetav. Et see on see koht, kus alustada muidugi. See on erapoolik arvamast, sest minul on laste ja noorte psühhiaatri ja kõrval eriala omandamisel. Et selles mõttes, et võib-olla või puhtalt täiskasvanute psühhiaater mõtleks teistmoodi. Et see on lihtsalt juba see ka oskustase, et nagu sa alguses rääkisid sul, et on need tööriistad, on need, kuidas oma seisundid eristada, mis on emotsioonid. Nendest ju algab ka see, et sa oskaks oma vajadusi väljendada, neid kaitsta. See on üks osa, aga ka seda, et lastele tagada näiteks koolis turvaline keskkond. Et seda, et neil oleks nagu kodus turvaline keskkond, nad kasvaksid kodudes, kus vanemad siis neid oskavad toetada ja siis neile sellist emotsionaalselt turvalist keskkonda pakkuda ja siis olla parim võimalik lapsevanem, kes nad suudavad. Ja et sotsiaalsüsteem siis nagu pakuks inimestele sellel määral elamisväärset, et sotsiaalsüsteem oleks piisavalt kaasatud sellistes olukordades, et inimestele elamisväärset elu pakkuda. Et selline nagu üleüldiselt õnnelikum ühiskond
võiks aidata kaasa ka vaimsele tervisele. Aga ideaalne oleks muidugi see üks asi, mis paljude arust ja minu meelest ka neid nagu vaimse tervise probleeme süvendab, on see, et meil on ära kadunud kogukonnatunne. Seda ma küll ei kujuta ette, kuidas siis seda olukorda parandada, et inimesed omavahel rohkem seotud ja vähem üksi oleks. Meie eelmise podcasti hooaja külaline Dagmar Narusson rääkis kogukondadest põhjalikult, et ma kindlasti soovitan seda saadet ka kõigil kuulajatel, vaatajatel järgi kuulata, et see kindlasti avab ka just seda, et mis tegelane see kogukond on, miks me vajame seda, mis vajadustega see meil täna seotud on ja kuidas meil üldse kogukondadel läheb. Et ma olen hästi nõus, et see on kindlasti üks kurss, mille me peame nüüd ühiskonnana kuidagi nagu me peame järgmisi positiivseid samme tegema sinna suunas, et tuleks see nagu toetav keskkond, mis on ju loodud meile ka selleks, et leevendada seda stressi, et jagades ikkagi on kergem. Hea kuulaja, kui sa oled ise kokku põrganud mõne ühiskondliku probleemiga ja sul on idee mõnest uudsest sekkumisest, mille peaks kindlasti Eestis ära tegema, siis esita see Nula inkubaatorisse. Nula on kodanikuühiskonna sihtkapitali ja Heateo sihtasutuse koostöös sündinud programm, kust leiad toetava kogukonna ja kogenud mentorid, kes aitavad sulle oma idee ellu viia. Inkubaatori lõpuks võid saada ka stardiraha oma algatuse käima lükkamiseks. Uuri lähemalt veebilehel nula.ee ja pane oma idee teele. Ja nüüd tagasi episoodi juurde. Me olemegi jõudnud oma vestluse lõppu ja ma küsin sult sellise küsimuse siia, et arvestades, et inimestel tegelikult jääb väga vähe meelde sellest, mis nad on just kogenud või kuulanud, et siis nüüd lihtsalt korra üle rõhutada, et mis on need 1-3 mõtet, mida jätta siia meie kuulajatele lõppu kõlama, et mis kindlasti võiks meelde jääda meie vestlusest? Võiks jääda meelde, et keha ja aju on üks, et see pole mingi eraldatud ratsionaalne kast, mida peaks siis eemale hoidma, vaid emotsioonid on midagi, millega arvestada, et need meil on ja mida võib-olla siis kasutada tööriistana siis oma vaimse heaolu hoidmisel. Ja teine asi on see, et pöörata tähelepanu ennetusele just nendes nagu etappides, kus saab veel midagi teha. Et inimene, kui on jäänud oma näiteks leinaga üksi või siis on tööalase läbipõlemise esimesed sammud, need kohad, kus on veel võrdlemisi võib-olla lihtsam sekkuda kui pärast hiljem. Et ei ole vaimne tervis või siis heaolu ei ole selline asi, mis on nagu nice to have või et hea on kui on, aga pole hullu ka, et kui on kogu aeg kehv olla, vaid see on asi, millele kui tähelepanu ei pööra, siis hakkab mõjutama ka tõesti füüsilist tervist, sest see on sama asi. Et need vitamiinid, mida kogu aeg korrutatakse, on tõesti asi, mida enda puhul jälgida, kui tahta elada kaua ja õnnelikult. No mina jätan kindlasti endale sellest vestlusest meelde ja hakkan kohe võib-olla oma tegemisi ka teise pilguga natuke vaatama, on see, et läbipõlemise esimene samm on see, kui me hakkame ennast ülesannete alla kuhjama. Muu arvelt. Just, muu arvelt. Et ma arvan, et see on küll see mõte, millele võib-olla paljud ise ei ole mõelnud. Et hakatakse mõtlema ikkagi siis, kui on juba halb. Aga tegelikult see elevuse faas, kus me tahame nagu palju teha ja sooritada mingis hästi konkreetses nagu elu valdkonnas palju, et siis tegelikult tuleks juba endalt küsida, et nii, et kuidas ma tegelikult enda selle elu tasakaalu siin nagu saavutan, sest see elevus tuli ka kuskilt võib-olla mingist väga heast nagu tasakaalust, eks ju, et mul oli palju energiat, aga et alati peab seda energiat jaguma nagu kogu selle tervise jaoks, enda keha jaoks, enda vaimu jaoks, enda suhete jaoks ja nii edasi, et siis et jätkaks seda rõõmu ja seda heaolu nagu pikaks ajaks. Kui tahta olla töövõimeline aastakümneid, siis jah, see ei ole nagu mingi mõttetu lisaasi, mida jälgida, vaid see on vajalik. Aga aitäh, Ove, selle hästi põneva ja sisuka vestluse eest. Ja aitäh ka meie kuulajatele ja vaatajatele, et te olite meiega ja kohtume juba järgmises episoodis.